Suur aitäh, et sa oled jõudnud FC Hiiumaa dokumentaalsarja 6. episoodi. Tänases episoodis me näitame teile finaali, mida me mängisime siis Paide linna meeskonna vastu ja samuti liigamängu Saku Sportingu vastu. Karmo, trennis õpitud asi, on ju? Tänane persoonilugu on meie võistkonna kaptenist mees, kes on terve elu esindanud FC Hiiumaad. Küsime temalt ka, miks ta seda teeb, miks Hiiumaal mängimine on tema jaoks oluline ja võib-olla iseloomustaks teda selliste sõnadega, et kui Jacki siseneb bussi ja vanad inimesed on seal ees, siis Jacki ei paku mitte vanainimestele istet, vaid vanainimesed pakuvad Hiiumaal Jackile istet. Täpselt selline mees on. Jacki harjutab juba petanki, see on üks tema suurtest hobidest. Lähme võtame Jackiga selles mõõtu. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõiku vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõiku vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Tere, Jacku! No tere, Robin! Tere näha! Kuule, räägi mulle. See on see sport, mida me sinuga koos siis pidime tegema. Jah. Kas mängid tihti? Üpriski tihti, jah. Eestis? Eestis, jah. Tahad välja ka minna? Võib-olla tulevikus, siis kui jalgpallikarjääri ära lõpetada. Ideaalne. Suvel ma saan aru, et hooaeg on. Just. Kui tihti sa siia satud siis või üldse mängima? Kuna ma ise mängin Saku Petangi klubis, mina ikkagi praegusel hetkel jõuan suht vähe sinna. Pole paha. Päris hea, jah? Ei. Ei tulnud. Eks ma võtan ühe punkti veel siit. No kui sa nii arvad, tundub, et sa võtad isegi 3 praegu, kuna sa lükkasid seda ka edasi. Jacki ei tea, ma olen vahepeal harjutamas käinud. Seis on praegu siis 5-0. Ei räägi sellest. 5-0. 5-0 5. Oi! See on lühike. Siit su alla käib kakab ilmselt. Ma oli jopas ka alguses päris hästi. Väga ilus oli, jah. No, näita ette. On. No tore on see, et ma siin 0-ga ei võitnud, see on nagu positiivne. Kui me kunagi alustasime, kunagi hakkasime tegema, no siis tekkisid noorteliigad, siis tuli Kärdla linnameeskond, meil oli Taagoplastene, mingi 4. liigas, siis tõusime 3. Mis on selle ajaga muutunud näiteks arvates nagu klubi juures või klubi tasandil? Professionaalsus juba. Aastad tagasi ei olnud mitte mingit organiseeritustki. Mehed tulid põhimõtteliselt otse rannapaargust, kellel oli pohmell, kellel oli paha olla, kes enne mängu oksendas. Nüüd sihukest asja enam ei ole. Kõik võtavad seda nagu saaks palka põhimõtteliselt. Kuigi tegelikult ei saa. Keegi ei saa mitte midagi. Pane uus näidi. Sa väga tihti väga palju platsil ei karda vist, ne? Tead, mul on selline loll viga jah, et ma nagu väga ei karda midagi. Mul on nagu fookus ainult sellel mängul ja ma ei mõtle mitte millegi muule. Oi. See oli päris hea praegu mulle. Peab veits paremalt minema. Kas sa mäletad seda, kuidas hüüdnimi Jacki sulle tuli ja pandi? Ma arvan, et ma olingi mingi siuke 7. Toivo Elissaari trennis ja siis nüüd pandi vanemasse gruppi. Ja enamus poisid seal olid 3-4 aastat kindlasti must vanemad. No eks mind rapiti seal, pandi kossi, peksti jalgu, kõike. No, nad arvasid, et ma hakkan nutma, aga ma ei nutnud kordagi, ma panin edasi. Ja sealt tuli Jackass ja siis sellest edasi arenes see Jackiks. No sa võtad jälle siit punktid ära, sest ma näen, mul on 1 on väljas, 2 tükki on platsil, aga see poiks lähema. Ilmselt 3. No 2 on olemas. On päris hästi täpselt keskel. Ops, Oi, see on halb, väga halb. Ja mis on Maarjo nagu head omadused sinu arvates? Maarjo on taktis. Millise koha pealt? Tal nagu seda jalgpalli IQ-d on tegelikult antud päris palju, aga lihtsalt materjal, millega ta peab tegelema, on nagu kehvake. Aga Maarjo inimesena ma võin öelda, et ta on mulle minu väga hea sõber. Nädalavahetusel korra üritame kokku saada. Arutame maailma asju. Seal on siuke mõnus aianurgake, kus istuda. Tuuli käib peale, sääsed söövad, väga mõnus. 2. Mäng läbi.
Läheb lammutama või? Lammutama. Ei ole mul valik. Okei, järjed, ilus päev on käes, on ju. Suur töö on tehtud, finaalini jõutud. Oluline on see, et sa saad aru platsil, kus sa oled ja oluline on see, et sa ei pea nagu midagi mõtlema ja võimendama enda peas hakkama ja keegi ei tohi hakata siin mängus kangelast mängima. Usu või ära usu, aga Paide mängib pikka palli, sest nad väga palju ei joosta ei suuda. Aga nad mängivad kiirelt ja väga kiiresti mängivad pikka palli. Fookus peab nii paigas olema, sa oled kaitses kohal, sa jälgid seda mängu kogu aeg, mis sul toimub, kus sul toimub. Nii kui see laks käib, sul on juba keha õige ja juba jooksed. Täna on vanad mehed, väga kogenud mehed. Nende mängurelv on kavalus ja kogemus. Teie trump peab olema distsipliin. Kermo, sa saad must aru? Ükskõik, mis nad teevad, sa saad lõuga, kannatad ära. Saad jalaga munadesse, kannatad ära. Kui ei kannata, siis ütle, ma võtan su välja. Ja küll, sõbrad, toome ühe mehe siia, kes iga päev siin on, natukene laseb teil tossu välja, auru välja. Tehke aplaus. Palju õnne teile kõigile. Suur pidupäev. Nii palju, kui ma olen Karsteni käest kuulnud, siis te olete kõik väga head mängijad. Palun uskuge sellesse täna. Rasketel hetkedel toetage üksteist. Ja Karsten, üks saladus, ta ei lubanud mul seda rääkida, aga ma ikkagi räägin ära, et kui te selle mängu võidate, siis ta on juba aktiivses suhtluses Kärdla linnaga, et tuleb suur paraad vastu võttes, nagu oli Eiki Nabile kunagi, et ma arvan, see on väike siuke lisamotivatsioon teile, nii et davai kutid edu. Oleme üsna pea valmis selleks, et väikeste karikavõistluste finaal avanuks kuulutada. Kermo lange! Davai, Kristo! Piil raisk! Tuleb üle! Kõrmo, magad seal, raisk! Järgi! Kermo lange! Juba kops kinni või? Naljamehed raisk. Piil mängija võta, kurat! Mitte keegi ei lõi. Kõik vennad vaatavad lihtsalt, nagu kuradi Torbiku kari raisk. Nii ei saa jalgpalli mängida raisk. Kus kohas Linder on? Listas teil palk on? Vastu! Magame ära lihtsalt, magame need olukorrad lihtsalt ära papstel, mille võrka teed siis. Nüüd on mäng läbi käest. Okei, kutid, kuulame. Võtame kõigepealt selle ühe värava, esimese värava. Kõik kogu olukord on siin sees. Vend istub siin, pall tuleb välja. Mitte ükski vend. Ei tee sammu vastu, kõik vaatavad niimoodi. Mida sa vahid seal? Mine jookse ette talle, ta lööb sulle ja värab ära, sa tead ju, lööb. Mis ta mängib seda mängu siis? Kermo, sa oled kastis, siin. Seal on 2 meetrit karuni aega, möödades te mängi löö. Te ei saa siin, teil ei ole seda, sa oled lööge lihtsalt. Üks õnnestunud löök ja kõik, ja me oleme mängus sees. Need nurgalöögid, mis seal on, me oleme meetri kaugusel, lööd jõuga, see niimoodi koos vastasega sisse. Sa tahad seda mängu saada, mitte sa ei tulnud niisama siia finaali. Ma tahan mängida raisk. Kuidid, ma ei pea karjuma te peale jama. Te peaksite ise tulete finaali, miks sa tuled siia finaali tuled mängima. Näita siis elu mängu raisk. Aga me ei jooksena. Kui sa nii loll oled, et sa ei tea, kuhu joosta, siis jookse nii sama putsina. Davai, kuidid, võtame ära selle mängu raisk. Igo! Hea lööb küll. Mis see Sillu teeb? Mis Sillu teeb? Tuleb Hiiumaa. Tahad nüüd, pane! Come on!
mängi! Linder, üle viska sellest kuradi vennast raisk. No, jälle seisame. Olger, ära karda! Mine, Argo sisse! Teine poolaega oli kuradi mängu moodi, enne. Esimese poole peale läks, kadus see mäng ära. Standardid, iga liiga mängi täpselt samamoodi. Velko vastu üldine mäng. Lasime kõik väravad standarditest põhimõtteliselt. Võtad siit mängust need standardid ära, tõstame ise karika üles. Kahju, aga see on jalka. Mis teha? Super, aitäh teile, te olete nii vinges! Muusjaan on ka! Väikese karikavõistluste trall on läbi finaalis siis Paide linna meeskonna vastu 4-2 ja ma ütlen teile seda, et kui ma oleks esimesel poolel sama visalt, südikalt mänginud, sama jõuliselt, agressiivselt, siis see seis võiks olla tegelikult vastupidi. Me esimene poolaeg lihtsalt andsime vastasele nii rämeda initsiatiivi ja sealt nagu läks kõik allamäge, aga sellegi poolest liigamängud lähevad nüüd edasi, nii et keskendume nendeks ja ma arvan, et jalgpallis pole siin mõned mehed mitte kunagi ühtegi medalit saanud, nii et teise koha medal on käes ja me oleme valmis liigat edasi mängima. See oli üks äge teekond, kahjuks see lõppes niimoodi. Sa oled siin mitu aastat mulle rääkinud, et jalka mängimine rikub su tervist. Mis sul järgmine hooaeg plaanid on? Ma tahaks pühenduda petangile. Kindlasti ma tahaks jalgpalli sees edasi olla, hakata treeneri paberite peale mõtlema. Aga ise mängida järgmine hooaeg? No ütleme nii, et 50-50, aga ma ikkagi kaldun sinnapoole, et ma lõpetan ära. Ma tean ühte mees kindlasti, kes kurvastaks ja oleks, ma arvan, võib-olla isegi natukene solvunud, kui sa hakkad lõpetama ja ma ütlen, et see mees on sinu isa, see nii palju, kui mina mäletan. Lapsest saadik, ma ei tea, kas tal on mõni mäng vahele jäänud? No, tema kohta võib öelda, et ta on Hiiumaa ultra. Meil on üks ultra ja see on su isana. Ja, teda on ikka platsi kõrval alati kuulda. Mis sa arvad, mis tema sellest mõttest arvab? Ta saab ka ju aru, et ma ei ole enam esimeses nooruses ja liigesed ja jäsemed on juba omadega üsna läbi. Eks ta kurb ikka on, jah. Ja lõpuks ikkagi, kui uus hooaeg algab, siis Mario helistab sulle. Ja kus sa arvad, kuidas see vestlus välja näeb? No eks ta ikka üritab mind moosida, et teeks veel ühe aasta. Ja see niimoodi lõpuks läheb, et sa oled lõpuks 40 ja... No ta juba niimoodi on umbes 3 aastat läinud äkki. Ta oskab nuppe vajutada. Aga kuidas sa ise sellele ajale tagasi vaatad, kui sa nüüd peaksid järgmine aasta ära lõpetama? Kas see oli väärt kõik seda? Loomulikult. Raske südamega ma olen tegelikult selle otsuse teinud, et ma nüüd hakkan vaikselt lõpetama. Aga... Rääkisid, et sa hakkad treeneri paberit tegema. Kas sa juba praegu ka kuidagi oled mingisuguste asjadega seotud, et siuke mõte? Jaa, korraldame Inglise jalgpallilaagreid, kus siis professionaalsed Inglismaa ja endised jalgpallurid, praegused treenerid tulevad Eestisse, koolitavad meie lapsi ja siis mina olen seal praegusel hetkel siis abitreener. Ja see on iga suvi või kuidas see välja näeb? 2 korda aastas. 2 korda aastas? Jah. Et järgmine laevakärg on nüüd oktoobris. Ja see on mingisugune potentsiaalne projekt ka selle jaoks, et võib-olla mõni meie noor jääb kellelegi sealt siis silma ka või? Absoluutselt. Siin mõned Saku noored poisid on isegi käinud juba Wimbledoni akadeemia õhku nuusutamas. Laagrites siis või treenides? No jah, eks nende nii-öelda tutvustati ja said Wimbledoni omavanuste kuttidega seal mööda võtta ja... Kui sa nüüd peaksid selle hooajaga nii-öelda oma jalgpalluri karjäärile kriipsu peale tõmbama, joone alla tõmbama, oskad sa välja tuua võib-olla mõned nimed nende aastate jooksul, selle 18 hooaja jooksul, kes on sul võib-olla kõige eredamalt meelde jäänud ja kellele sa võiksid öelda, et aitäh sulle? Ma alustaks sinu isast, Kaupo Vältingust.
kes meid üles korjas, siis kui Hiiumaal jalgpall oli soiku jäänud. Võttis meid trenni ja tegi meist inimesed nii-öelda. Teine inimene, keda ma kindlasti tänaks, oleks peatreener Mario, tänu kellele ma ei mängiks enam jalgpalli ilmselt. Ja kindlasti oma perekonda, kes mind on sellel kogu teekonnal toetanud, oma elukaaslast, kes saab aru sellest, et mees käib iga nädalavahetus mängimas. Ja no ma muidugi tahan ka sind tänada. Konkurents oli ju kogu aeg. Kumb on parem? Oli küll, jah. Jacku, ma väga loodan, et see ikkagi ei jää sinu viimaseks hooajaks kaptenina. Muidugi, kui sa kapten ei oleks, ega sa enam siis kindlasti ei mängiks, aga kui see peaks jääma, siis ma soovin sulle kõike paremat väljaspool jalgpalli ja sa oled väga kallis mulle. Sina mulle ka, aitäh! Oleme täna Sakus, küll aga mitte selle jaoks, et külastada eestlaste lemmikkasutust, vaid oleme tulnud siia Saku staadionile, et pidada maha jalgpallimatš Saku Sportinguga. Meil on üsna kehvasti läinud alates karikafinaalist, nii karikafinaali kaotasime kui ka siis eelmise nädala liigamängu Tartu Kaleviga viigistasime. Ja nüüd Sakus oleme selle jaoks, et leida see uus energia, leida see võidutahe uuesti üles. Seega ma arvan, et siit võib tulla küll. Juhan Joograf Siim, ründaja, 1,91 m. Otkar Koppel, vasak äärekaitse, 1,90 m. Jau Kopli, keskväli ja 1,82 m. Maiko Rimmel, väravaht, 1,53 m. Poolajal me teeme vahetusi. Meil on täna 2 Karmo pingil, ma panen nad poolajal mõlemad naks sisse. Kui me saame sellise asja endal käima, et me oleme vastasel juures, siis nad ei saa mängu sisse. Davai, kutid, kes palli ära kaotab, 5 eurot mulle kohe. Las ära algab. Mis sööt raisk. Meie. Saad Alger. Mine. Kristale. Super pall. Ehmat sära veits, natuke on mingi munakene püsti juba. Lase välja! Tšaku! Otikene, kus sa oled? Otikene! Liigu, Germo, liigu! Tule tagasi ka! Argo palli peale. Kuidas see võimalik on, et Kriimsel läheb 2 väravat üles? Täitsa putsis. Jacki! Hakka mängima nüüd, Kõik mänguliselt on okei, lihtsalt olukord, et natukene võib-olla peaks rahu olema selle palli hoidmisel, natukene kauem võiks mõelda selle palliga, et meie keskväli ei jookseks punaseks ja suudaks positsioonidele üldse minna. Käsi, ole. Tarmo tuleb. Liiga ette jätta, siis nad mängivad lihtsalt seal arvulises ülekaalus. Mine sisse ja löök. Tarmo! Trennis õpitud asi, on ju? Oma kohta mängi nüüd! Just oli püsti. Karna, oota, just oli püsti. Tubli. Said kätte värava. Ai, punane, kurat! Aitäh, Kes võitis? Hiiumaa! Kes võitis? Hiiumaa! Kes võitis? Hiiumaa! Nagu enne mängus räägitud, seeria on olnud kesine, tulemused on sitad ja rasketel hetkedel on vaja liidreid, kes võtavad ja toovad kastaneid tulest. Ja tänase mängu MVP kapten Sander Laur, 2 väravat ja hunnik pingutust. Sander, kust leidsid selle jõu? Tead, mul on Sakuga oma ajalugu, ma lihtsalt tahtejõu pealt, mitte midagi muud, puhtalt tahtejõu pealt. Oleme õnni tabelis ja lähme laiali.
kuidas sul Hiiumaal jalgpallitrennid algasid ja kes su treener oli? Aga lõpeta ära, no. Käisin üsna mitmes erinevas trennis, käisin sulgpallis, võrkpallis ja korvpallis. Kuule, lõpetage ära, no.